tere kõigile elustiilisaade TV3-s, mina olen Mark Anatoli Ein. Algab uus hooaeg ja nagu alati teiega koos me avastame uusi horisonte, aga praegu meid ootab Eesti muusika auhinnagala 2026, nagu alati räägime külalistega, staaridega, pidutseme ja tantsime kõik koos, alustame kohe praegu. No, EMA muusikaauhindadel on alati suurepärane olla, sellepärast et inimesed pingutavad tohutult rohkem võib-olla isegi kui presidendi vastuvõtule minnes või Roosiaia peole minnes või Tallinn Fashion Weekile minnes, et selles mõttes on see hästi äge ja juba koguneb selliseid põnevaid inimesi ja mida me täna kõige rohkem muusika lisaks veel vaatame, on kindlasti siis kostüümi, outfitid. Et nendest räägitakse siis hiljem nädalaid ja nädalaid ja nädalaid. No, ma loodan tõesti, et Tommy Cash on sel aastal hästi mitmes kategoorias ju nomineeritud, et ta võiks koorida koore, ta on teinud maailmas Eesti nimel nii palju tööd, et ma arvan, et no, kogu Euroopa teab, kes on Eesti. Aga Sadu, kes tuli nagu plahvatus ja siis Ann-Marleen kindlasti. Need on minu lemmikud. No Eestile ma sooviksin, et kuulge, pidage vastu, kohe läheb soojaks, kevad on ukse ees ja nii kaua, kui me siin veel lõdiseme ja külmetage, siis lugege üksteise kaisu. Korda ma siin käinud olen ja tegelikult ega ma ei jõudnud ka kokku lugeda, sest et neid asju on juba nagu päris pikalt tehtud ja iga aasta ma tegelikult ootan seda galat. Ma ootan seda vist kõige rohkem kõikidest üritustest, mis üldse Eestis toimuvad. No esiteks produktsioon, see on täiesti... Siin päriselt saab kogeda nagu tippproduktsiooni, et ma ei ole kindel, kas igal pool mujal saab seda sellises mahus kogeda, ehk siis ma ütleks, et see on uskumatult palju tööd siin on tehtud. Ja elu käib nii kiiresti, et varsti on jälle 2027, me räägime seda sama juttu. Muideks on jaa, see on nagu täitsa naljakas, et sellest loost sai selline fenomen. See on siis, ma eeldan, et sa räägid Müntloost koos Lauri Saapaluga, mida me täna ka siin teeme. Ja ma olen väga õnnelik, et see lugu kuidagi nii hästi hakkas toimima, sellepärast, et ega ma tegelikult ju ei teadnud. Me keegi ei teadnud, ma lihtsalt mõtlesin, et ma panen välja loo, mis mulle endale nii väga meeldib. Aga see, et see niimoodi lendas igale poole toppidesse, see on lihtsalt super tasakaalukus sooviks ja lihtsalt rahu. Natukene suuremat rahu südamesse. Tunnen väga hea. Ma olen päris mitu aastat varasemalt olnud žüriis ja ise muusikatööstuses pikalt olnud, nii et siin on alati selline kodune tunne, et näed häid sõpru ja tuttavaid. Ainult on kahju, et võib-olla muusikamaastikul suured nimed kaovad ära, et see ongi küsimus, et mis meil siis järgmine aasta sellest muusikamaailmast saab. Eesti muusika on hästi värvikirev, hästi erinev. Praegu on ta võib-olla selline popim ja räpim, aga tegelikult see on hästi palju tahke, et on rocki, on indit, on kõike. Eesti muusikamidagala on eriline sellepärast, kuna reaalselt üks kord aastas tuuakse kõik Eesti artistid kokku, mis on väga suur asi. Mõelge, kui pisikesed me oleme kogu Euroopas ja maailmas. Minu lemmik on kindlasti alati aasta naisartist ja aasta artist ja aasta muusikavideos. Tegelikult publik ju valib aasta muusikavideo. Minu soovid kogu Eestile on, et me oleksime alati ikkagi pigem head kui halvad. Ma pole ammu käinud sellistel suurtel üritustel ja ma olen ennast väga puudust tundnud, seega ma tunnen ennast ülihästi, ma sain panna ennast nagu üliekstravagantset riidesse, mitte üldse nagu tavaline kodune ema, on ju.
ja ma väga-väga ootan seda, et kuna minul on väga lähedane sõbrannaga korraldustiimis, siis ma olen talle nii ammu juba kaasa elanud, ma tean, kui raske selle ürituse korraldamine on, mida see kõik võtab. Nii et ma hakkan kõike seda nautima ja hindama, seda kontsertit, seda, mis panuse kõik on siia pannud, nii et Eestis sellise kvaliteediga üritus, see on nagu mega. Sadu bänd ja Liis Lemsalu, et neid ma kuulan ise ka niimoodi vabal ajal ja minu laps kuulab ka nende muusikat, nii et ma saan nautida kodus päris palju Sadut ja Liisi. Ma arvan, et eriliseks teebki selle gala, see on Eestis täiesti ainulaadne ja ma tean, et ka maailma mõistes, nagu ma ei tea, Londonis näiteks Brit Awards, võib-olla isegi mõnes kohas ei ole nii hea tasemega kui see üritus siin, nii et meie väikses riigis selline kvaliteet, nagu Eesti inimesed võiksid olla väga õnnelikud, et nad seda kogeda saavad ja sellepärast olen ka mina siin. Minu soovid kogu Eestile on võib-olla rohkem rõõmu leida igas päevas ja väikestes asjades, et see peegeldub kindlasti tulevikus ka suurtesse asjadesse. On leinad mööda siis, kui lõppu jõuab laev. On seinad piinjad kohvikus, kus lõpeb laev. No alati pidulik, alati selline ootusärevus, sellepärast et sõbralik, et siin on kõik sõbrad koos ja neid nii-öelda sündmusi on aastas päris vähe, kui me kõik tuleme kokku ja me näeme kõige ja me saame suhelda, et jaa, muusikat täis seda väga hästi tehtud õhtul või ürituse kokku pandud atmosfäär, et tõesti selline suursugune ja särav. Mina olen käinud nüüd eelmisel ametlikult aastal siis Sadu albumi esitlusel ja mulle väga-väga meeldib see, mis nad teevad, lood, see energia, üldse see töö, mis nad on sinna alla pannud ja hoian kindlasti kõigile pööjalt, aga nad on toredad, nii et ma loodan, et midagi nad saavad kindlasti kätte. Ann Marlen on väga armas, väga tubli, särav ja ma ei tea, ma hakkan kõigil on nüüd pööjalt hoidma, aga ja need on võib-olla esimesed nimed, kes tulid meelde. Eesti muusika, vaata kui väike Eesti ja kui palju on erinev muusikat, et hästi palju stiile, väga palju esitajaid, tõesti palju artiste nii väikse maatüki peale ja mille üle on rõõm ja hästi palju uusi tegelasi tuleb peale ja selles suhtes on meil kõik olemas. Särav, särtsu, positiivsust ja armastust. Teate, mul on siin 3 minutit täpselt olnud, ma veel ei ole suutnud hinnata või jõudnud hinnata seda atmosfääri, aga mulle tundub, et see on lahe, sest et seal oli väga palju tuttavaid inimesi, ma tunnen siin ennast väga turvaliselt. Täna aastal 2026 väga äge, väga loominguline, väga julge ja ma tulin seda julgust siia otsima. Täna ma ei oska öelda, kes parima mulje on jätnud, aga varasemalt eelmisest aastast juba võib öelda, et ilmselt ansambel Sadu, kes teeb täna puhta fugi. Armastus võidab alati ja armastage rohkem. Igasuguse tunnustuse eest on ju hea meel, et ma ei tea, täna on ikka üks suur tähistamise päev. Me ei oska öelda, kuidas saada staariks, aga tuleb, ma arvan, et kui tahta kirjutada muusikat, siis kirjutada seda muusikat, mida ise tahaks kuulata. Ja siis võib-olla leidub teisigi inimesi, kes tahavad seda muusikat kuulata. Ma arvan, et meil ei ole mingit väga konkreetset allikat, aga kõik inimesed meie ümber ja võib-olla kõige rohkem need sõnad, mis me kasutame, mis on pärimusest ja kuidagi kuidas seda üle tuua siis tänapäeva. Ma arvan, et Eesti muusika teeb eriliseks see, kui mitmekesine see on. Et nii väikse riigi kohta kuidagi nii palju erinevat muusikat ja nii kvaliteetset muusikat. Seda ei leidu igal pool. Kuulake Eesti muusikat ja nõus. Päris hea. Ma arvan, et Eesti muusika Eesti on nii väike koht, aga arvestades, kui palju erinevat muusikat siin tehakse,
See juba on üks asi ja kui palju on muusikuid, kes tõesti nagu oskavad mängida pilli ja oskavad teha muusikat. Et ma arvan, et see talent ja lihtsalt see kvantiteet muusikuid. Ikka on hea tunne selles, kui pikka tööd pannakse tähele, mis on aasta jooksul tehtud ja kõik see kuidagi kulmineerub kõik üheks hetkeks. Praegu nagu ei saagi aru, et see jõuab kohale paari nädala pärast. Me väga täname kõiki, kes meid on märganud. Meil on väga hea meel, et meid ikka veel pärast 10 aastat, isegi rohkem 10 aastat tunnustatakse. Meid soovitakse näha, see on väga suur privileeg ja ma väga tänan kõiki meie valijaid, kuulajaid. Täna õhtul see, mis me laval täna tegime, see on väike selline teaser sellest, mis oodata on. Iga kontsert me anname endast maksimumi ja loodetavasti neid tuleb palju ja ootame kõiki lava ette. Säilitage kainet meelt, armastage teineteist. Kuulake head bussi! Ärge kuulake mingit jama, mida teile räägitakse ja olge lihtsalt, olge ilusti. Nautige Eesti muusikat, nautige elu ja less is more. Mõelge, kui ilus on Eestimaa. Elustiilisaade ja Eesti muusika auhinnagala jatkub ja see pole veel kõik, mis me saime teile täna näidata. Praegu me teeme ühe stiilse pausi. Olge meiega koos TV3-s. Ja nüüd jagan peamisi trende ja tendentse, mis on alati moes. Nagu te teate, trendid muutuvad, aga klassikaline suund on alati moes. Massiivse kujuga plastiklaasidega ja tumedavad päikeseprillid. See on ideaalne valik reisimiseks. Päikeseprillid on uuel hooajal muutunud väga nurgeliseks. Igapäevaselt ja ka tööpäevaks valige elegantne nurgeline vorm. See on viimaste hooaegade üks peamisi moesuundi. Ärge unustage, et instrumentaariumi esinduses aitavad stilistid ja optometristid valida just teie näole ja välimusele sobivad raamid. Peamiseks trendiks, mis teile alati sobib, on mitmesugused erinevad tooded erinevatelt kaubamärkidelt. Kokkuvõtteks on moes geometriline mäng, erksad värvid, ümmargused ja peenikesed prillid ja kindlasti mida rohkem, seda parem. Subisted, meeletusshow. Inimesed on megad. Ja on nii mega ja me kõik toetame häid asju. Ja kõik inimesed, kes siia täna tulid, on lihtsalt olnud suurepärased ja inimesed üldse maailmas. Kõik, kes teevad häid asju, on olnud suurepärased, nii et aitäh teile. Eriti see aasta. Ma arvan, et tegelikult Eesti rockmuusika eripära ongi see, et see ei ole enam ammu niši žanr, sest et mitte keegi enam ei saa aru, mida vittu rockmuusika üldse tähendab. Sest et see tähendab midagi kõik enam-vähem koos ja sa võid ükspuha mis muusikat teha ja nimetada seda rock-albumiks ja siis nagu siis on hästi. Rockmuusika on väga lai žanr ja kui võtad juba inspiratsiooni rockmuusikat, siis sa
juba tegelikult kui rock-muusika. Sa teed rock-muusikat, siis on lai mõiste tänapäeval, jah. Rahvas, pange Eesti muusikat. Atmostas Balti. Olge mõnusad. Olge head. Nagu te siiani olete olnud. Väga põnev on olla galal, see on väga teistsugune elamus tavaelust. No eks meil kõigil on erinevad allikad, et kui Richie tegi driftingut, siis ta oli lihtsalt koridoris ja proovis midagi küpsetada samal ajal, kui ta tüdruksõber küpsetas nagu mingit süüa. Noh, eks sa ikka proovid leida elus midagi sellist, mis paneb sind elama ja eks me oleme vist õhtulindid, seega öised elamused arvatavasti inspireerivad meid. Mul on lihtsalt nii hea meel, et Eestis toimus selline üritus ning mulle väga meeldis näiteks Ann-Marleeni esitus täna, Lex Soul Machine esitus täna. See ongi imelik selles suhtes, et me teame kõiki neid inimesi, et me kõik siin Eestis muusikamaastikul teeme seda, mida me armastame ja meil on lihtsalt väga rõõm, kui keegi tunnustab meid selle eest. Ma soovin, et te leiaksite täpselt need maagilised momendid, mis panevad iga päeva särama. Aitäh südamest! Ma arvan, et ma isegi praegu ei oska päris tõlgendada kõiki neid tundeid, mida ma tunnen, aga mul on siiras tänutunne lihtsalt selle tunnustuse eest. Inspiratsiooniks on ikkagi, ma arvan, minu mingisugune eneseteekond sisimas, et ma arvan, kui ma oma karjääri alustasin, siis ma lõin Ann-Marleni selleks, et oleks enesekindel ja ennast armastav naine ja ma arvan, et me oleme lõpuks jõudnud üheks. Ja seda toredam on lihtsalt tunnustada seda auhinda, et ma väga armastan ja hindan naisi, kes Eesti muusikas figureerivad, nii et mul ei saaks olla parem meel seda auhinda vastu võtta. Ma arvan, et ikkagi elu, ma olen aru saanud, et muusika kirjutamine on selline mingisugune transi minek ja siis sealt tuleb see lugu ja siis hiljem ma saan aru, miks see lugu või millest see lugu sündis, nii et ma sulle täpselt vastust või valemit ei oska öelda, aga see tuleb kuskilt väga sügavalt minu seest. Muidugi aitas Imeline ema tiim, aga visuaalid tegi Henri Parelo, kes on minu kõikide visuaalide autor olnud minu teekonnal ja ikkagi minu armas Leibel aitas ka seda kõike kujundada, nii et meil oli väga lahe tiim ja selle võrra oli mul väga palju kindlam täna laval olla. Minu soovid kogu Eestile on, et te kuulaksite Eesti muusikat ja hoiaksite üksteist. On vastik palavi, kui lõpuks on sust lahti, siis tuled tagasi. Nii on olnud alati, see ei lõppe kunagi ja jälle minu kõrval, nii et ei saa arugi, sa oled nagu tagasi. Väga meeleolukas õhtu oli nagu alati minu meelest, kõik sõbrad, kolleegid on koos, väga lahedad etteasted, et lõppude lõpuks meie jaoks, muusikute jaoks on see ikkagi kõige suurim muusikapidu, mis üldse saab ette kujutada, ehk siis ainult nautisin. Ma elasin kõigile kaasa, aga kõige rohkem ma ikkagi elasin kaasa Ann-Marlenile, mida ma ütlesin ka enne seda saadet, sest tema on ikkagi juba olnud korduvalt nomineeritud, aga kordagi ei ole seda siis auhinda enda käes hoidnud ja minu meelest tema jaoks see eelmine aasta oli niivõrd suur ja ta läks nii lahedaks artistiks, et ta oli seda igatepidi väärt, kui ta seisis seal laval ja pisardas selle võidetud auhinda puhul, siis ma pisardasin koos temaga. Elust, igapäeva juhtumitest, ma ei tea, südamemurretest ja vastupidi ka õnnelikutest hetkedest. Et see kõik on hästi isiklik ja lõpuks see, mis sul südamel on, sellest sa kirjutad ja nii see on. Mina sooviks
rahu, mina sooviks, et meil Eesti õitseks ja et kõik oleksid õnnelikud ja et meil tuleks väga tore aasta, väga tegus aasta, kus kõik saavad kas oma väikseid või siis suuri unistusi täitu viia. Kui lõpuks saad lahti, siis tule tagasi, nii on olnud alati. Mida rohkem, seda parem, aga täna see on kõik, mis me saime teile näidata. Jälgige meie Instagrami ja YouTube-kanalid ja veel infot te leiate Lifestyle Baltic uues ajakirjas. Teiega oli Mark Anatoli näeme juba järgmisel nädalal TV3 Elustiili saates.